Tiibvarju sport. Mismoodi nüüd lahtisid meistrivõistlusi peetakse. Muusikat kõlab meie tänases saates ka, Maian Kärmas on. Nüüd aga vaatame üle, mis on kirjas tänastes ajalehtedes ja alustame Postimehega ja Postimehes üks olulistest teemadest täna siis lennelda vabalt kui lind. Nädalavahetusel on toimumas Balti meistrivõistlused alal, mis liidab omavahel mootori ja liidab omavahel sellise suure puritiiva. Tere hommikust, Ott Maaten, seda tüüpi spordiliidu juhatuse juht. Kuidas seda asja tegelikult väga täpselt nimetatakse? Kuidas te ise omavahel seda ala nimetate? No nimetame seda eestikeelse kena sõnaga motovari, mis siis tõesti ühendab endas tiibvarju ja ühendab siis sellist mootori komplekti, nagu siin kõrval näha on. Et on kasutusel varem olnud igasugused erinevaid segasemaid termineid, aga ma arvan, motovari on selline kena eestikeelne sõna, mis võikski nagu juurduda. No seda motovarju ja neid on Eestimaa kohal nähtud, kui lai selle ala viljelejate ja harrastajate pind praegu on, kui palju sarnaseid, nii nagu meil täna hommikul siin stuudios, motovari Eestis on? No selliseid sarnaseid on kusagil 50 ja 100 vahel on Eestimaa taevas tiirlemas. Eks aktiivseid lendureid, selliseid, kes tõesti regulaarselt asjaga tegelevad, neid on umbes 40-50, aga nii-öelda masinaomanikke ja potentsiaalseid lendajaid on võib-olla isegi üle 100. Minu murelik küsimus, ikkagi kui te sellega lendate, et te olete ikka päris tuulte meelevallas ja tuulte pillutada või kui palju te saate juhtida seda asjandust? No jah, küsimus oli õige, et me oleme tuulte meelevallas, selles mõttes me peame valima ilma, missuguse tuulega me lendama lähme. Et tihti inimestel on ekslik arvamus, et oih, kui tore, et täna on kihvt lennuilm, et tuul puhub nii võimsalt. Et vastupidi, et mida vaiksem ilm, seda parem meile. Et see meie tuulepiir on kusagil 4-5 meetrit sekundis ja allapoole seda ja siis on meil väga mõnus ja turvaline lennata. No Balti meistrivõistluste jaoks järelikult ootate täiesti tuulevaikset ilma. Loodetavasti nädalavahetuse prognoosid seda vähegi lubavad. Millest selle lennuvahendi kasutamise oskus ja algab? Kuidas nii-öelda esimesed sammud motovarju kasutamisel tehakse? Et kas maa peal saab trenni teha või? Maa peal saab ja maa peal tulebki trenni teha. Selle lennuvahendi nagu iseärasus on see, et temaga lennata ja temaga maanduda on erakordselt lihtne. Et praktiliselt igaüks saab kohe esimese lennuga sellega täiesti turvaliselt hakkama. Seevastu temaga lendu saamine on suhteliselt keeruline ja nõuab nii füüsist kui head pead ja see kõik toimub suhteliselt kiiresti lühikese ajahetke jooksul ja peab olema kontsentreeritud ja vormis nii-öelda. Kuidas see tehnilises mõttes toimub? No ma saan aru, et seal on olemas iste, inimene seotakse sinna või paneb ennast korralikult ratspatega kinni. Purri me siin muidugi lahti võtta ei saanud, sest see ei mahuks ilmselt siia stuudiosse turvaliselt ja mõistlikus mõõdus ära. Mootor pannakse käima, mis edasi saab? Purri on ju maas, eks ju? Purri on maas ja siin laiali laotatuna siia selle mootori taha ja edasi ongi see kõige raskem füüsiline osa, ehk siis piloot peab hoogsalt edasi liikuma ja nii-öelda selle purri ehk siis selle varju taga nii-öelda tuult täis vedama, ehk see vari tõuseb tema pea kohale. Ta peab selle vedama nii palju pingutama, et see vari tõuseks nüüd püstloodis tema kohale ja kui see on jõudnud, niipea kui see on saavutatud, nii ta saab rakendada gaasi, annab gaasi ja läheb kohe õhku. Kas see propeller ise aitab seda purre täita ka, eks ju? Või seda tiiva? No seda saab, aga see nõuab natukene oskajamat meest, et üldiselt algajatel ei soovitata, kuna propellerist tulev õhk on selline sibru-säbru ja vari ei täitu ühtlaselt. Pigem ikkagi oma jõud ja füüsis, mis selle asja nii-öelda siis õhku tõstab ühel hetkel, kui gaasi saab hakata andma. Ja mis see võistlustel siis loeb? Kas see, kui kõrgele, kui kiiresti, kui kaugele keegi lendab või? No ma räägiks siis võistluse ülesannetest natuke, et võistlused põhimõtteliselt toimuvad kolmes grupis ülesannetes. Et on ökonoomsusülesanded, on navigatsiooniülesanded ja on täpsusülesanded. Publikule võib-olla on igavamad need ökonoomsus- ja navigatsiooniülesanded, seevastu pilootidele nad huvitavamad, sest nad on pikemad ja annavad rohkem võimalusi ja on keerukamad. Täpsusülesanded on seevastu väga vaatemängulised, toimuvad enamasti maa lähedal ja eesmärgiks siis on kas mingisuguse kujundi läbimine, mingite kaigaste löömine või täpselt maandumine või millegi asja üles korjamine.
et need nagu publikule on kindlasti väga huvitavad ja põnevad vaadata. Nädalavahetusel Balti meistrivõistlused toimuvad, kust on aga võimalik neile, kellel nüüd praegu, arvestades seda, et kevadine taevas on tõusnud kõrgele ja see kõik näeb nagu selline põnev välja, kus on võimalik seda õppida, kas on võimalik ka ilma seda varju omamata saada endale juhipaberid ja saada motoväljasportlaseks? Jah, põhimõtteliselt küll, et meil väljaõpet teeb siin 2-3 klubi Eestis ja üldse koordineerib seda asja nüüd siis nagu Eesti Tiibvarjuspordi Liit, kes koordineerib võistlusi ja edaspidi arvatavasti seda koolitust. Aga kui on soov koolitada saada, siis võib vaadata internetist aadressil www.propeller.ee ja seal on lugemist ja uurimist ja kõik kontaktid ka, et Propeller selge ja taevasse. Just täpselt nii. Ott Maatel, sulle täna hommikul tulemast. Reedest pühapäevani.